tervitus. Natukene sätin ennast siin veel. No näete, kogu aeg naerab siin. No kogu aeg naerab. Meil on selline pidur kogu aeg siin ees, et me ei saa üldse liikuma. Tüdrukud nii õnnelikud, kui pääsevad õue. Rossi, lähme nüüd. Nii, mul käis selline mõte täna peast läbi. Õigemini see juba mitu päeva mul siin natuke keerlab. Mõte on siis selline. Vaadake, elude numbrite video tuli välja. Ja ma olen väga tänulik, et teil on nii palju, kes seda on vaadanud. Saab täiesti vabalt jagada. Aitäh kanali tellijaid, kes selle kaudu ka juurde on tulnud. Et saate siia ka kommenteerida siia video alla, kas siia või siis sinna elude numbri alla, et mis mõtteid sealt veel juurde tuli, et väga paljud on küll kommenteerinud ka, nii et suured tänud teile. Vastan kõigile. Kui keegi on nüüd vahele jäänud, siis pane uuesti oma kommentaari alla, et kuule, miks sa pole vastanud. Ja, aga teate mis, kuna ma tegelen nende analüüsidega iga päev, ma olen selle asja sees täiesti otsast lõpuni. Ja mul käis hästi lähedane inimene mul külas, no hästi lähedane, väga lähedane. Ja arutasime siis eluolu ja nii nagu ma ütlen alati oma väga lähedastele, et palun kasutage mind ära, minu oskusi. Mul on õnneks nii kihvtilt. Vaata, ei tea, kas lähen nii täpsustesse, aga no ütleme, meie lähedastega on siis niimoodi, et me ikka kasutame, kes jälle mingit uut asja teeb, siis kuule, vau, ma teen sellist asja, vaata, ja siis teatud inimestega rohkem on kontakti. Mõndadega ikka nii nagu elu teeb. Mõnega rohkem, mõnega vähem. No vot, ja siis temaga tuligi väga mõnus vestlus sel teemal. Ma olen talle teinud kunagi ka analüüsi muidugi ja siis heietasime, et mis edasi ja ta teeb praegu ühte sellist teenust, aitab siin naisi. Ma ei ütle meelega ta nime, sest nii nagu ma ei ole küsinud ta käest, vaata, et kas ma võin seda rääkida, aga mul tuli siin hästi palju mõtteid. Ja siis ta ütles, et ta läheb ühte poodi tööle. Ja mul kohe punane tuli üleval. Ehk siis punane tuli sellepärast, et ja ma tahan seda teiega jagada. Sellepärast, et ma tean, et peaaegu üle ühe meil on see sama jama. Oodake. Lussi! Apsti. Ai. No näete, alustasime oma jalutuskäiku. Jälle kisub sinna, kui minna ei tohi. No vot, et meil on kõigil siis see sama jama. Eriti siis nendel, ma ütleksin kohe ütleks aita. Teie, kes te uurite ja puurite ennast päevast päeva. See minu lähedane inimene täpselt samamoodi. Ta uurib ennast. Ta on nii läbi lõhki ära uurinud. Mina veel annan talle volüümi juurde kogu aeg. Ja elutee. On teil see üks asi on ju seal. Need, kellel on meesti number 11, 22, 33. Keegi küsis ka 44. Selle kohta ma veitsa uurin, enne kui ma selle üles teen. Millegi pärast numeroloogias väga vähe räägitakse sellest, nii et tõesti väga hea kommentaar ja suur tänu sulle. Et te saate selle elude numbri, eks ju, aga üks hästi huvitav nüanss on seal. See huvitav nüanss ma ühes videos vist äkki ütlesin ka välja. Uurige natukene seda, mis numbri te saate enne seda, kui te selle elude numbri, lõpliku numbri saate. Teie, kes te saite seal näiteks 11, te saate võib-olla enne seda 29 näiteks. Ja uurige elude numbrid 2 ja 9. Noh, 11 niikuinii tuleb, vaata 11 on ju ja siis kokku liites 2. Teie, kellel teil on seal näiteks 8 elude numbri lõpp. Teil võib siis enne seda tulla 26 ja võib-olla tuleb hoopis 35. Soovitan kuulata, mis need elude numbrid ütlevad oma vahel. Ehk siis ajame seda suppi veel keerulisemaks. Miks keerulisemaks? Mitte üldse tahtlikult. Selles suhtes, et see on ju siirilegi selge, et ütleme, me ei saa ju olla mingi 3 miljonit inimest maa peal ja peal on täpselt samasuguse elude numbriga, on ju. Igal ühel võib olla seal enne seda elude numbri ühtset numbrit mingi erinev kombinatsioon. Ja mäletate, kellel tuli seal 28 näiteks kokku, siis nendel, kui te mäletate seda miljonäride videot, väga suur tõenäosus saada see raha. Ja ärge küsige minult, kust kohast. Mina ei ütle sulle seda, selles suhtes mina annan alati õnge, aga mitte selle kala. Siin tuleb lihtsalt väga teravalt oma ajusid
raksutada. Sest teate, kui palju tööriist on juba siin kanalil. Ja vägad. Ma ütleksin, ma olen väga õnnelik, et väga suur osa teist on juba nendest asjadest aru saanud. Ma räägin ju põhimõtteliselt sulle kõik asjad ette ära. Pluss lisaks, kui sa oled uurinud ennast näiteks numeroloogia selle isikliku analüüsi oled saanud, no siis on jackpot. Siis sul pole midagi muud kui lihtsalt rida-realt kogu aeg võtta pliiats ja tõmmata. Checks on tehtud, see on tehtud, ehk siis miinustest räägin, on ju. Meil enne ei avane mingisugused missioonid, kui me pole enne selle põhiasjaga nagu, kui vundament logiseb, siis katus võib olla ükskõik kui terve, aga kisub kiiva ju, on ju, see kogu konstruktsioon. No vot, seal ei ole mitte midagi. Mina tegelen ka siin oma miinustega. Mul on ka siin mingid teatud miinused, et ma ei tea. Tahaks ütelda inimeste küll, löö või maha, kui maha ei jätta. Vot, tahtejõud puudu. Muus asjas kõik on okidoki, aga need on üks mingi teatud asi, mis ei lase lahti. Tegelen, ma luban teile. Te tulete kuulma veel sellest. Et kui ma nüüd lõplikult jagusan, siis mõtlen, vaid siin. Vot, kes julgeb, see pangu omad pahed see üles, mina ei julge ütelda. Ma olen seda öelnud ka mitmes kohas, mis asi mind veel kimbutab, aga noh, see on, ütleme, selles mõttes nii pisikene piisk. Nii suured asjad on juba lahendatud. No vot, lähme siis tagasi. Ehk siis see minu kallis lähedane ütles, et tema tahab poodi tööle minna, tahab elama minna. Ja siis mõtlesin, et joh, ei tii, nagu päriselt või. Siis ma tõin talle igasuguseid asju, ma rääkisin ta elude numbrist, temal on meistri number 11, enne seda tal oligi 29, miks ma selle näitega ütlesin ja mõtlesin, kallikene, kui sa sinna lähed, sa hästi kähku tüdined ära, sellepärast, et tema sees on nii palju temperamenti, asju teha, ta on väga vaimne ja teie ka, miks ma seda näidet toon, on sellepärast, et tunnetage seda, mina ütleksin, mida vanemaks me läheme, seda rohkem hakkavad meil see elude missioon või jah, elude number, sinu hingemissioon, need kõik hakkavad aktiviseeruma sul seal 40-ndates ja pluss, mida suuremaks saad, seda vingemalt see sul taguma hakkab. Ja mis siis juhtuvad igasugused asjad, kui sa näiteks teed vastu oma seda missiooni ja hingetee numbrit, no see sinu hingetee number, see on 3 numbrit, mis tuleb siis siit analüüsist, on ju, see on minu numeroloogiline lähenemine, see koolkond, kus ma õppisin. Neid variante on palju, et selles suhtes täitsa maitse asi, ma tean, et juba tulevad nähtavale ka uued numeroloogid. Oi, issand jumal küll. Lüsi siia, vaadake, nüüd on meil natuke pahasti. Natukene väga pahasti. Et tulevad meil uued numeroloogid, kes meil teevad neid asju. Ma tahan ikka teiega natuke rääkida, lihtsalt see, et vaadake, kuidas me siin hakkame saame kõik metsas. Siin kõik asjad kinni. Te jaksate siis natuke oodake. Nii, saame. Meil lihtsalt on siin üks selline lugu, et tegelikult on nii kihvtid koerad. Siia metsa tuleb üks naine, kellel on 4 hästi suurt sellist karvast koera ja siis 2 väikest koera. Ja ükskord need 2 suurt koera said vabaks ja tulid nagu niinimetatud, ütleme siis kallale meie tavalise inimeste keeles, aga tegelikult nad tahtsid tohutult mängida meie koertega. Aga sellega tekkis meil hästi palju kisa ja kära. Paljud kartsid. Ja meie Lusikene sai õppetunni, siis tema vaid niimoodi. Nii, nüüd läkski lappama. Mina ütleksin, et kas universum ei taha, et ma räägin selle teemal või? Aga ma ikkagi räägin edasi. Vaatame, kui tuleb veel mingi asi siia vahele, siis järelikult universum ütleb kohe täiega mulle, et ära enam räägi, nüüd aitab. Nii, ehk siis, kui me muutume, siis muutume. Me tuleme vanemaks, kogenenumaks oma elus ja meil tervis muutub halvemaks. Ja see on number 1 märk selles, et sa teed valet asja. Vot. Ja ma tean nii palju inimesi, kes uurivad ennast astroloogias, numeroloogias, human disainis.
ja teevad päevast päevu sama asju. Minu näide näiteks, üks hästi huvitav näide. Elupäevad oma kehakaaluga hüpanud siit siia-sinna. Ja siis tuleb mingi üks jama, teine jama. Aga keha juba ammu räägib, kuhu ma minema peaksin. No vot, ja me võime siin rääkida, et joo tüübid ja mida iganes. Vot, me oleme kõik oma ala spetsialistid. Et kuhu ma tahan selle kõigega jõuda. Ärge tehke nii, nagu kõik teevad. Tehke nii, nagu sina tunned seest, et sa tahad teha. Ja teie, kes olete juba analüüsid saanud, need numeroloogilised analüüsid ja kes on suulisi saanud, siis ma olen teile öelnud, et ma olen teie elus olemas. Palun võtke uuesti muga ühendust, arutaks veel uuesti läbi. Et see, et kui sa oled juba videokõne muga teinud, Zoomi kaudu ei ole hullu, teeme veel ühe. Käime veel korraks läbi. Ma olen täiesti olemas teie jaoks. Teie, kes olete saanud suulise paketi, ma olen teile juba ära teinud analüüsiga, te pole muga ühenduses olnud, siis kuulge kipin-kapin, võtke ühendust, vaatame üle. Et ma väga hea meelega aitan. Ja teie, kes te kirjalikud olete saanud, siis teil on võimalus selleks sealt kalendrist mul võtta näiteks lisaaeg. Mul on tavaliselt mingid esmaspäevad sinna pandud. Kasutage juhust. Ja üks selline juhus ka, mida ma veel ütleksin, no see ei ole juhus, mingi juhus ei ole. Siis need kohtumised, vestlusõhtud. Vestlusõhtud ei tähenda seda, et me ainult oleme selles teemas, mida ma olen siis ette planeerinud sinna. Et teie, kes olete vestlusõhtutel olnud, siis kommenteerige, kuidas teil on läinud. Vahest on niimoodi, teate, et me räägime maast ja ilmast seal igasuguseid asju. Ja peale seda vestlusõhtut tavaliselt veel jääme kuidagi veel vestlema, kellegi on üks küsimus ja 3. küsimus. Et ma ei tee seda nagu liinitööd, et lihtsalt tehtud ja tuld. Ma tahan, et võimalikult paljud saaksite abi nendest asjadest, mida ma teen. Ja vestlusõhtutega on nüüd see lugu ka. Palun hoidke silma peal, siis koduleheküljel on, praegu on jah, et on kuskil keegi korraldab. Nüüd Sinilinnus on kusjuures 29, ehk siis järgmine nädal juba. Vaadake palun informatsiooni. Ja ma arvan, et ma tulevikus tulen tegema niimoodi, et ei tule erinevaid korraldajaid, vaid lihtsalt numbrite keel ongi see korraldaja ja lihtsalt me käime siis külas kuskil kellegi juures, et vaatame, et see praegu õpime. Ega ma pole ka ju kunagi varem neid teinud, nii et ma olen väga tänulik nendele kõikidele, kes mind on aidanud. Ja veebruarikuus siis tuleb ka vestlusõhtute ralli. See on 20, 21, 22 veebruar. Vot niimoodi. Ma vist on kõik räägitud. Mul lihtsalt, teate, vahest läheb uni ära ja ma mõtlen, et täitsa lõpp, kuidas ma veel saaksin nagu teile seda selgemaks teha. Et vaadake, elude number on ka veel selline lugu veel. Okei, teil on, ütleme, üks mingi väga suur punt inimesi, kellel on 7 seal. Aga sul on sünnipäev ja hoopis mingi kellel 13, kellel 28, aga elude number on teil 7. See töötab erinevatel numbritel erinevalt. See on nagu selline raketiteadus, et te teaksite, et seal ei saagi nagu, näiteks ka vestlusõhtul võtad mult nööbist kinni, ütled, et vot, sa ütlesid siin videos, et saad minuga rääkida, aga ma saan sealt niimoodi nagu midagi öelda, aga selleks, et ma sinuga nagu täpselt rääkida saaksin konkreetselt sinu numbritest, see võtab aega. Näiteks ka eile pöördus mu poole üks inimene, kes tahab saada suulist analüüsi, aga okei, ma võin kuhugi veel panna, toppida, aga praegu ma ütleksin küll, kui sa praegu mõtled selle peale, tahad seda suulist, siis ma teen iga suulise analüüsiga. Ma teen tööd eelnevalt ja siis ma suhtlen, et ma panustan sinna aega, et hetkel, kui sa seda praegu tahad, siis sa saad selle aja sinna aprilli. Ma väga tahan, et te saaksite sellest aru, et see ei ole niimoodi, et ma teen lihtsalt puusa pealt virutan ära midagi, et ma pühendan sinna väga palju oma aega. Igale ühele isiklikult, miks ma neid suulisi selles suhtes väga austangi, et te olete mu jaoks väga tähtsad. Te olete panustanud oma energiat, mina oma energiat ja võtke palun muga ühendust veel, kes tahaksid natukene selgust. Käime kahekesi läbi selle ja kes ei ole veel teinud minuga seda lõpukõnet, et kasutage seda ära, ärge jätke seda palun sinna lihtsalt õhku rippuma. Ja kes on saanud oma emalt näiteks kingituseks selle, sa lugesid selle lihtsalt läbi, no õigemini kuulasid läbi, eks ju.
ja sa ei ole mulle ühtegi rida siia vastanud ka, palun kasuta seda ära. sa võib-olla praegu ei saa aru, kui suur ja hinnaline see asi on, mis sa said. aga sa saad sellest hiljem aru. nii nagu ma ütlesin, 40, kuskil seal see hakkab aktiviseeruma. küll te saate sellest kõik aru, mina saan seda täiega praegu aru. sina, kes oled seal 60 ja pluss, 50 ja pluss, vot kommenteerige. ma austan väga nüüd neid vanemaid inimesi, kui ma olin 18 ja siis ütlesid, et noh, saad minu vanuseks, küll sa siis saad aru. või kurja, kuidas ma saan nüüd aru. ma pole veel ei 50 ega 60, aga lähenen sinna 50-le. vot, tublid olete. hoiame üksteist, aitame üksteist, selle jaoks me siin tegelikult ju olemegi. võtak. kuulge, me lähme koju ja sõrmed külmetavad. tüdrukud on hästi vastu pidanud. hästi. ja minge ka torgake nina õue. on mega mõnus tunne. kui te siin videot ei tee, siis sõrmed külmetama väga ei hakka. vot, see on see Youtube'i elu. ja muidugi tahan seda ütelda, et sama kursus, mis ma ütlesin Youtube'i kohta ja rahateema kohta, vaatan nüüd jaanuarikuus see ei õnnestu, võib-olla ka veebruaris ma õnnestub teha, aga vot selles samas rahateemas on see ametid. ma annan teile väga konkreetse õpetuse, kuidas igaüks arvutab selle oma ameti välja. ma ei anna muidugi 100% kõik, aga ma annan sealt ütleme 15% täpselt sinu kohta informatsiooni ja toon erinevaid näiteid, sest kui sina veel oled teinud ära oma sünnikaardi analüüsi, on see siis suuline või kirjalik ja sa tuled sinna koolitusele, siis sina saad väga hea materjali. väga hea materjali. no nii, tšau, nüüd on lõpp, kodu täiega paistab. no nii, tšauki.